Head Paide linnameeskonna sõbrad, fännid, toetajad, Paide linnameeskonna TV aasta esimene, nimetame teda siis podcastiks. Podcast on teie ees ja aasta esimesele saatele kohaselt, omaselt alustame ikkagi ka pauguga. Meil on täna stuudios mees, keda sporditeemalistesse, sealhulgas ka jalgpalliteemalistesse saadetesse väga tihti ei saa, aga meie saime. Hää meel on tervitada Paide linnameeskonna TV stuudios siseminister Lauri Läänemets. Tere! No tervist! Lauri, ega ma armu ei anna, lähme kohe jalgpallijuttude juurde. Lähme ajas tagasi umbes paar kuud, kui Kataris lõppes MM. Kui palju sul üldse õnnestus siis selle aja jooksul näpistada aega, et teleka ette maha istuda, oli sul ka oma lemmik olemas? Ja seal on niimoodi alati olnud, et ma ei ole nii suur jalgpallifänn, kui arvatavasti enamus linnameeskonna nagu fännidest on. Aga MM ma püüan jälgida, kui ma algusest peale ei suuda, siis ma vaatan, et vähemalt veerandfinaalid saaks. No ma sinna kuidagi nagu pressisin neid mänge. Ja siis läbi töö ja tegemist jälgisin, ma pean ütlema, et finaal oli nagu täiega kõike seda väärt on, et mida see jalgpall pakub, et kui sõpradega vaatasime, et tundus, et tead, nüüd on kõik otsustatud ja täiesti niimoodi, et kes seal juba pööras selja ja läks kööki midagi tegema ja siis läks lahti. Nii et ühesõnaga... Võitis õige meeskond. Alati võidab õige meeskond. Aga jah. Argentiinale otsid pöialt, pigem olid Prantsusmaa poolt, kuidas see sisemine tunnetus oli? Ei tea, mul seal ei olegi neist kumbki nagu selline kõige suurem lemmik olnud, aga mõlemad oli teada. Mänguilu on lemmik. Mänguilu on jah, väga ilus. Kodumaine jalgpall sellist glamuuri nagu MM ei paku, aga Eesti jalgpalli Paide linnameeskonna tegemistega, palju sa nendega kursis jõuad hoida ennast? No nii palju kui saab, et õnneks mu kõige rohkem tagavad selle mitte nagu meedia ja võib-olla mitte alati nagu vaatamised, ise kaasaelamised, aga selle tagavad need sõbrad ja tuttavad, kes Järvamaal on. Alates Arto Saarest ja kõigist sükestest tüüpidest, kes jookseb mu Facebooki igatamoodi sisse. Et siis jah, see hoiab kursis ja Väätsal ka, ega meil Väätsal ka noored ja mõni vanem tüüp on kõige sellega seotud, et kui käid mõnikord õhtu külas kellegiga, siis ikka räägitakse vahepeal seda ja ollakse uhked. Uhke olla eriti palju Paide linnameeskonna üle oli põhjust möödunud suvel, see tuline eurosuvi. Kas ja kui palju sul sellest õnnestus osa saada? Staadionile jõudsid või teleka ette? Ei, kahjuks ei jõudnud. See oli, jumal, ma ei mäleta, mis asi mul oli. Täpselt samamoodi nagu alati mingid asjad tulevad ja mingid kohustused on. Ma pärast kohtusin kuidagi niimoodi, et minul lõppesid asjad ära, mäng lõppes ära ja siis ma linna peal nägin lihtsalt, kõik oli järvakaid täis. Igal pool, kus läksid, isegi mingi oli vaja hästi kiiresti, niimoodi nagu see elu on, et ei jõua normaalselt süüa, pidi purksi võtma, kuskilt läksid purksi putki juurde, vaatasin, kui palju tuttavaid, kus te kõik siia olete sattunud on ja siis rääkisime emotsioone ja kuidas läks, et selles mõttes oli väga tore. Korraks paneme jalgpalli kõrvale. Järvamaad sa oled nüüd nende mõne küsimuse jooksul juba päris mitu korda maininud, on sul kõvasti südame küljes. 4 aastat olid sa Väätsa vallavanem, sa oled olnud Järvamaa omavalitsuste liidu juhtimise juures. Väätsale algatasid sa traditsioone, mis täna jätkuvad. Nad on toonud Väätsa sugusesse väike kohta tohutult palju inimesi. Need tegemised on tänapäevani kajastatavad, nad on tohutult tunnustust pälvinud. Jätsid sellisesse väiksesse kohta maha suure jälje ja sul õnnestus olla terve ametiaeg korraga vallavanem. Mis tundega sa vaatad tagasi nüüd siseministrina sellele ajale ja neile inimestele seal Väätsal? Kõigepealt ma pole kuskile läinud, et ma seal Väätsal ikka elan edasi selles mõttes. Sama tundega väga äge oli. Väga äge. Tegelikult see on see kogukonna jõud, et vahet ei ole, et kas me räägime linnameeskonnast või räägime siis Väätsa asjadest, et lõppkokkuvõttes on inimesed need, kes elavad siis ühe piirkonna või koha nagu suureks, ja seda on väga vaja, et muidu vaadataksegi niimoodi, et me oleme arutanud, kunagi arutasime seda, et mis see Järvamaa, et igale poole
Eesti nurkadesse tehakse midagi, Kesk-Eestisse ei tehta, et siis on niisugune branka-auk nagu, et vähemalt, et kui riik ei tee midagi, siis inimesed ise teevad, et seal on ikka munakollane, et see on oluliselt tähtsam. Ja ma mäletan linnameeskonna sellist suuremat nagu algust ka aega, siis oli meid, omavalitsusjuht oli 12, siis ikka väga, ma ütlen, väga head tööd tehti alguses. Võeti kõik need omavalitsusjuhid kokku, rivistati ülesse, kõigile pandi sallid kaela. Võtte siis öeldi, et vaadake, visioon on selline, no siis kuulasid ja, et seal oli tol ajal ka võrkpall oli päris kõva Järvamaal ja niimoodi. Mõtlesid, jaa, väga nagu äge, et ei tea, mis sealt tuleb, aga ma pean ütlema, et väga nagu üllatav on see, mis on tulnud, et see on mingi tohutu, no ma ei tea, kui palju jalgpallifännid seda vaatavad, aga ilmselgelt on seal taga nagu tohutu süsteem, on ju, et millega sinna on siia jõutud on, kus kohas täna ollakse. Ja see algus täpselt oli selline, ainult entusiasm oli, et see on äge. Sarnane tegelikult olukord ju ka sinu tegemistega Väätsal. Mida väiksem koht, seda hullemad peavad või hullumeelsemad peavad olema ideed, millega siis kaardile tulla nii-öelda. Ei tea, kas peavad hullumeelsemad olema, et meil on seal see sündmuste korraldamise saladus. Ma kunagi gümnaasiumis õppisin seal ära, see tuli iseenesest niimoodi, et mitte siis ainult pärast üritust ei küsinud, et noh, kuidas oli ja mida paremaks teha, vaid alati enne, kui sündmus, koolipidu või midagi toibus, enne kõik, kes kooli peal vastu tulid, küsida, et no kuule, mida sa tahad, on ju, ootus. Ja siis mitte tähtis ei olnud see, mida ta sealt peolt tahtis, vaid tähtis oli see, et me häälestasime kogu selle kooli selle peojaks ära, et tuleb ja tuleb äge, sest iga inimene pidi ennast korra sinna sisse mõtlema ja ega nende sündmustega on samamoodi, et kui Väätsa vahel teeme, siis kui sa juunis hakkad rääkima sellest, et mida me jõulude ajal neid vaateakneid teeme, siis inimesed mõtlevad ära, korra räägid hästi vähe seal jaanipäeval, on ju, lähed edasi, teinekord räägid septembris ja novembris ütled, et tavai teeme ja kõik on juba nagu ennast ära häälestanud, et see töötab niimoodi. Järvamaa kui tervik. Millised Järvamaa sinu vaates siis Järvamaa tänased suuremad väljakutsed on ja sealjuures siis ka Paide kui maakonnakeskuse väljakutsed, mured, rõõmud ja kas on midagi sellist, mis sa näed, et mis on täna eriti oluline, millele tuleks eriti olulisel määral keskenduda, fookust panna, jõudu rakendada, ressurssi rakendada? Töö on tavaliselt see, mis kipub inimesi nagu ära viima. Et kui sul ei ole kas nagu normaalse palgaga tööd või sellised huvitavad või oskustele vastavat tööd, siis see on see, mis viib inimesi ära. Ja ta viib ära noori, on ju päris palju, ja ta viib ära siis suurlinnadesse oskuseid ja teadmisi. Et kõik, mis seda protsessi nii-öelda ümber pöörata aitavad ja need ei ole ainult tööga seotud asjad või ettevõtlusega seotud asjad. Loomulikult neil on hästi suur mõju, et tegelikult ka selle samale jalgpallil on väga suur mõju, arvestades seda võrgustikku, arvestades seda haaret, arvestades seda, et kui palju selle ümber ka nagu on juba tekkinud, kui palju ta tekkima hakkab ja kui palju ta tegelikult seda Järvamaad nii-öelda piirkonnana reklaamib. Et kui ma mõtlen neile inimestele, kes tahavad näiteks Tallinnast välja kolida, siis mida nad otsivad. Peale selle neil võib-olla on olemas, töökoht on olemas, et otsib sellist kohta, kus kohas on turvaline ja rahulik oma last kasvatada ja teine asi, ta tahab, et midagi toimuks. Et kui sa valid piirkondade vahel, kus kõik ehitavad, ma ei tea, uusi koolimaju, uusi teid, aga ühes kohas toimub midagi ja teises kohas ei toimu, siis sa alati valid selle koha, nagu, kus kohas toimub. Ja selles mõttes jalgpall on väga hea või linnameeskond väga hea. Ma arvan, et Eestis pole eriti kedagi, kes poleks kuulnud sellest, et selles mõttes tal on päris suur mõju. Me seda otse kohe niimoodi mõõta ei saa, aga võib-olla 10 aasta pärast me saame juba öelda, vaadake, kuidas see arenes on ju, kus siit, mis kõik ümber tekkinud on. Vastasid ära tegelikult järgmisi küsimusi, mis peas formuleerus, et nende fookuste, nende arengute, nende oluliste asjade juures, mida edendada, lükata, millele ressurssi paigutada ja panustada, linnameeskonna roll ja olulisus. Kuidas sinu nägemuses on? Linnameeskond on kehtestanud ennast ikkagi nagu Järvamaa arvestatava jõuna. Seda kindlasti. Et see täiesti kindlasti, et kui me vaatame seda, kui palju silma paistab, kui paljusid inimesi ta haarab ja kui paljusid noori ta haarab, siis ma saan aru, et see noorte pool just kasvatada seda sportlikus vaimus elavat inimest või seda tervet inimest, siis see on minu arvates kõige paremini õnnestunud. Ma ei tea
võib-olla kunagi kuldsetel Vene aegadel oli midagi niimoodi spordis, et oli riiklik süsteem ja siis oli mingisugune asi ühtne ja koos. Aga see, et sa võtad kõik need üksinda toimetanud klubid nendest maapiirkondadest, nii-öelda koondad nad kokku, paned ühise eesmärgi nimel tegutsema, teed sellest süsteemi, kuidas inimesed või noored nagu peale kasvavad ja vot see on midagi nagu, mida ma pole näinud, et viimase 30 aasta jooksul oleks suudetud Järvamaal teha. Ja mu enda eriala ülikoolist oli rekreatsioonikorraldus, mis on siis inimese vaba aja sisustamine, et ta võimalikult tervislikult elaks, et ta võimalikult tervislikult puhkaks. Selle oluline osa on olnud nagu sport või ongi sport, et siis mina nii-öelda erialaselt vaadates see, mida ma õppinud olen, siis super töö mõnes mõttes, et annab järgi teha. Ega ma ei teagi, kas mõnes Eesti piirkonnas, võib-olla mõnes suurlinnas on midagi sarnast nagu enam-vähem. Ma ei tea, kas ongi. Eks filosoofiad ole ka erinevad ja suurlinnas tõenäoliselt on ka ikkagi ka, ütleme, keerulisem inimesi sellel määral kõnetada ja haarata, eks ju, seda enam veel, et Tallinna-suguses linnas on ju siis nii-öelda konkurente sellele teatud hulgal inimestele ju oluliselt rohkem. Aga kui nüüd Järvamaa lainel jätkata, siis sa oled Järvamaa eest seisnud siis ka Toompeal töötades sellisel määral, et seda on sulle isegi ette heidetud ja nina peale visatud. Muuhulgas seisid sa väga tugevalt ka Paide jalgpalli sisehalli lisarahastuse saamise eest, et see projekt ei jääks teostamata. Miks sa pead seda oluliseks? Miks peaks üks kohaliku omavalitsuse töötaja, inimene seisma spordikogukonna taga? On ta jalgpall, on ta võrkpall, korvpall, kergejõustik, mis iganes? Ja tõesti päris kalliks on läinud hinnad, et see 1 000 000 eurot on ju, mis lisarahavajadus siin oli, et õnneks see nagu selle suutsime ära teha, on ju, et see tuleb, et sa jalgpallihall kuskil nagu seisma ei jää. Aga sellele eelnes ka päris mitu arutelu ja vestlust, et kui oli teada, et ta kallimaks on läinud, me Veikoga kohtusime, on ju, ja rääkisime ja see, ma arvan, mis selle juures kõige olulisem, mulle meeldib see visioon, mis kogu selle jalgpalli taga on või see filosoofia on ju, ongi see pealekasvus sellest noorest, mitte sellest, et me teeme lihtsalt jalgpalli ja me tahame, et meil oleks üks tiim, kes siin oleks Eestis kõige nagu parem, on ju, vaid visioon sellest, et kuidas selle jalgpalliga muudad maakonda, on ju. Kuidas sa muudadki selle sama ettevõtluse koha pealt, kuidas sa lood uusi võimalusi, kuidas sa neid noori peresid siia seod, kuidas noored peale kasvavad, et ma ei tea, mis meil sama võimas, meil on tohutult võimas projekt, on see piimatööstuse rajamine Paidesse praegu ka, et tal on ka palju töötajaid, seal peavad inimesed elama tulema, sellel on ka seal, sinna pannakse kümneid miljoneid eurosid sisse, et oluliselt väiksema raha eest ka, aga väga suure raha eest, mis see jalgpall ikka võtab, et tehakse põhimõtteliselt sama mõjuga asja, võib-olla isegi suuremaga, et ei olegi veel ju selliseid asju kõrvale panna, nii et kui on võimalik nagu aidata, siis selliseid asju peab kaasa aitama. Mul on hea meel, et jah, oli neid, kes pahandasid, et miks niimoodi, et peab olema mingisugune üleriigiline konkurss, aga keegi ei näe ette ju seda, et hinnad lähevad niimoodi kalliks, et kui riik saab appi tulla, siis ta peab seda tegema. Saad sa natukene nüüd tagantjärele, kui see otsus on tehtud ja halli püstipanemise ja ehitamisega alanud või seotud tööd on siis juba alanud, tagantjärgi natukene heita valgust sellele, kui ajakriitiline see lisarahastuse otsus oli, ta tuli üsna 12. tunnil. Tuli, seal oli tõesti selline, ta oli see riiklik programm, mille järgi siis erinevatesse maakondadesse ehitatakse ja Kultuuriministeerium tõesti soovis siis teada, et kellel on see kallinemise raha seal 1 miljon või rohkem nagu juurde panna, on ju. Ja oli Eestis vist üks omavalitsus, kes suutis seda teha, et sisuliselt päris mitmed jalgpallihallid jäid tegemata. Et me kultuuriministriga päris mitu korda istusime koos,
arutasime ma seda sama filosoofiat, on ju, mis linnameeskond tegelikult teinud on, rääkisin ka, pluss seda loogikat, et midagi peab ikka riik panustama Kesk-Eestisse ka, et see ei saa olla niimoodi, et kogu aeg vaadatakse äärealadele, aga siis iga kord see lõpuks ongi see ääreala tekib hoopis siia Eesti keskele, et see saab seal olema. Jah, tal vist oli detsembris niimoodi, et suhteliselt nagu viimasel hetkel, et sai see sinna kokku lepitud, jah. Kui suurt veenmisjõudu sa pidid kasutama, et inimestele seesama filosoofia, mida sa kirjeldasid, see viia see arusaamine nendeni? Ma ei tea, kas jõudu pidi kasutama. Tegelikult, kui sul on mingi hea asi, siis sa ei pea tohutult selles mõttes vaeva nägema või midagi välja mõtlema, et sa võtad sellesama, mida te teete, ütled, näete, sõbrad, vaadake siin. Sest vaadates ka mõnda teist piirkonda, kus kohta igal pool tegelikult on ju seda jalgpalli ka vaja mängida ja teha ja neid halle on vaja. Aga mõnes piirkonnas on ta nagu niimoodi, et ega sul seal taga nii palju ei ole peale selle suure nägemuse, et jalgpall peaks arenema ja võiks neid lapsi haarata. Et selles mõttes oli lihtsam, et ta lihtsalt paistab oluliselt kergemini välja, et sa pead seda nagu esitama, pead natuke nagu arutama. No ja ütleme nii, et valikuid tehti ka, et eks seal oli nagu kõik need teised hallid olid ka ju valikus, et koos sai nagu arutatud ja lõpuks selline tulemus tuli. Nii et Lauri Läänemets ka edaspidi ei karda seda, et talle Järvamaa eest liialt seismist linna peale visatakse. Jah, las nad viskavad, on. Aga see on, ma just mõtlen, aga kui sul valitakse inimene kuskile parlamenti või sul on keegi koha pealt, kes on juhuslikult valitsuses, aga mis kasu sellele piirkonnale siis tast on, kui sa mitte midagi sinna ei panusta või ei tee? Jah, loomulikult kogu riiki peab arendama, kõigisse peab panustama, kõigisse noortesse peab panustama ja seda ju tehakse ka. Aga minu arvates see asja nagu võlu sellest seisnebki, et sul on koha pealt inimene, kes saab nagu aidata. See on nagu vallavanemagi või linnapeagagi, et kõige ideaalsem, kui sa nööbist kinni võtta ja seda natukene keerata ja öelda, et vaata, siin on väiksed mured, on ju. Et sellepärast neid inimesi valitakse. See ongi, me volitame kedagi meie eest otsuseid tegema, meie eest seisma, on ju. Ja siis peab ikka mõtlema ka, mida kohalikud inimesed tahavad, on ju, või mis see kohalik vajadus on. No aga seda kõike arvesse võttes, ma provotseerin nüüd täitsa teadlikult, et kumb siis poliitiku jaoks, ütleme siis, suurem pärispatt on, kas ajada kohalikul tasandil riigipoliitikat või riigi tasandil kohalikku poliitikat? Vot riigi tasandil tuleb ikka kohalikku poliitikat ajada. Ma olen alati olnud nii ka, et kui meil erakonnal oli noorteorganisatsioon ka siis nii, et sa kunagi ei lähe seda erakonna noortekogu asja ajama ühtegi teise noorteühendusse, vaid vastupidi, need inimesed võiks kuuluda sinu organisatsiooni, aga sa ajad selles erakonna noorteorganisatsioonis hoopis teiste noorteühenduste asja, sellepärast et sina oled see katus, sina oled see väljunud sellesse suurde poliitikasse või riigi asjaajamisse ja see on sinu kohustus. Eriti kui keegi valitakse, kui valitakse nagu parlamenti Järva ja Viljandimaalt inimene, seda valitakse ikka sellepärast, et tahetakse, et midagi muutuks ja mingisugused lubadused antakse, on ju. Et mina olen ka lubanud, et kohaliku elu eest seisan ja nii palju, kui seda võimalik on teha, siis ma seda olen ka teinud. Ja see ongi minu pingutus ja südameasi, et kui ma seda ei tee, siis pole enam mõtet nüüd valida ka. No, miks ma tegelikult nii-öelda positiivses mõttes irriteerida proovisin, tegelikult ongi see, et kohalike valimiste puhul kipuvad lubadused olema sageli sellised, mida kohalikul tasandil tegelikult otsustada ei saagi. Räägitakse palju suurematest asjadest. Ja kui sa ütled, et riigi tasandil kohaliku asja ajamine on õigem asi, siis pigem on kõik korras. Aga nii peaks olema. See on hästi huvitav, et elu läks kuidagi niimoodi, et ma kandideerisin ka vahetult enne, kui see valitsusse minek oli, kandideerisin ka Türi vallavanemaks, kuhu ma minna ei saanud, sest kõik protsessid läksid teistpidi. Mis on juhtunud, on see, et need, mida me kohalikel valimistel eesmärgiks seadsime, need eesmärgid ma olen saanud seda riigi tasandil teha, ega lõppkokkuvõttes jõuab kõik sinna Järvamaale täpselt tagasi, et räägime, ma ei tea, üürielamutest või mingitest muudest sellistest asjadest. Kui me nüüd läheme jalgpallist eemale, läheme
poliitikast eemal, lähme Järvamaast korraks eemale, siis ja me ei räägi siseminister Lauri Läänemetsast, vaid räägime Laurist. Mis mees Lauri on, mis talle meeldib, mis talle oluline on, kuidas ta oma vaba aega veedab? Ja inimesed meeldivad. Mida rohkem inimesi, seda toredam on. Mingisugune. Ja siis ma olen alati öelnud, et kui suurem seltskond on koos, mingisugune väike heas mõttes lollus või rumalus tuleb teha, sest siis jääb elu, ei ole elu igav. Et siis on mida tulevikus meenutada. Oi, neid asju on saanud teha ka päris palju. Aga muidu ma pean tunnistama, et eks see ministriamet, valimised, erakonna juhtimine, kõik ühele ajale toppida hästi lühikesele ajale, siis on nii-öelda minu selliste lemmiktegevustele päris halvasti mõjunud. Üks lemmiktegevus on matkamine Eesti metsades ja Eesti looduses, et ma Järvamaal nii palju, kui olen saanud, olen mütanud. Ja teine on jooksmine, et noh, selle tempo tõmbas ikka täiesti korralikult maaga, nii et mul on väike unistus, et kui see valimiste periood läbi saab ja kevad tuleb, siis no, ma arvan, et kõik, kes tegelevad spordiga, tunnevad seda, et eriti siis, kui ilmad lähevad valgemaks, ilusamaks, siis sa ei saa, nagu see kutsub välja, sa lihtsalt pead minema, sa pead liigutama, sa pead midagi tegema, et see on ülihea tunne, ma tahan sellele kutsele järgneda ja nagu ootan seda võimalust. Üks osa ja päris suur ja oluline osa sinu elust on Kaitseliidul. On see südamekutse, on see võib-olla natukene teostamata jäänud elukutse valik, mis kuskil südamenurgas elab? Miks Kaitseliit sulle oluline? Ja no kunagi ma läksin pärast ajateenistust ja siis sellepärast, et äge oli. Relvad, püssirool, õht, tead, käid seal mingid operatsiooni viid läbi, isegi see relvarihma klõbin nagu ja kõik tead, kõigile noortele meeldib, et sellepärast, et äge. Aga aastaid hiljem, kunagi ma ühel hetkel mõtestasin enda jaoks ära, et mida rohkem sa õpid juurde, seal kompori ülema tasandile, leitnandi tasandile juba jõudnud on ju, et siis saad aru, kui hirmus või karm see on ja kui keeruline. See on umbes sama keeruline kui linnameeskonna nagu selle süsteemi ülesehitamine. Et seal igast detailist oleneb sinu edukus. Nii kui üks asi on läbi mõtlemata, siis suure tõenäosusega võid seal läbi kukkuda. Ja siis ma mõtestasin enda jaoks selle nii ära, et ma olen seal Kaitseliidus sellepärast, et mitte kunagi sõda ei tuleks. Ja see ongi ju kogu Eesti see riigikaitse ülesehitud ongi ju pigem ennetamisele kui sõdimisele, et mitte keegi ei tahaks meile halba teha, sest liiga valus on. Ja see on see panus ja mõte, millega ma siin 10 aastat umbes olen nüüd Kaitseliidus olnud. Jah, kunagi mõtlesin, oleks võinud selle nii-öelda elukutse ka valida, aga ma olen Kaitseliidus piisavalt palju saanud erinevaid rühmasid, kompaniisid, jagusid juhtida, nii et tegelikult selle tunde saab ka kätte. Praegu ja täna Kaitseliidu olulisus ühiskonnas suurem kui kunagi varem. Jah, on. Ja minu arvates väga tervitatav, et kõik, kes sinna praegu viimasel ajal läinud on naiskodukaitsesse veel eriti. See on hästi huvitav, kui palju naiskodukaitsesse on läinud naisi. Et ma oleks eeldanud, et mehi tormab kordades rohkem. Et ja see on hea, sest ma ikka päris tihti olen, eriti siis, kui see pool aastat tagasi, kui palju inimesi läks, siis käisid jälle poes, siis nägid mõnda tuttavat naiskodukaitse instruktorit või kaitseliitlast siis käruga seal poes kuskil Paide Selveris või midagi niimoodi, siis küsid, mis seal mingi pidu tulemas? Ei, meil on nagu uued tulijad, on ju, meil on jälle väljaõppeüritus, on ju, läheme rääkima, et väga äge. Mis malevas sa seal kuulud? Mina ise olen Toompea malevakonnas, mis on siis Tallinnas, kahjuks mitte Järva malevas, et ma kunagi ammu sinna üldse juhuste läbi kuidagi sattusin, et ma olen erinevates malevates, aga nüüd olen seal. Ja kuna hetkel töö ja elukutse on ka Toompeaga seotud, siis ma arvan, et see sobib. Me saime Laurist kui siseminister, Lauri Läänemetsast ja Laurist kui lihtsalt Laurist ühte koma teist teada. Ja saime teada, et Laurile jalgpall on oluline ja miks on oluline. Lauri, täname. Ma ei taha isegi teada, sellepärast ma ka ei küsi. Mida sa pidid tegema, et oma ajagraafikus leida aega täna keset tööpäeva tulla meiega siia rääkima, aga mul on väga hea meel, et sa seda tegid. Suur rõõm ainult. Aitäh, Lauri. Ja
aitäh kõigile vaatajatele. Me ilmselt teeme midagi sarnast kunagi veel. Igal juhul üllatuskülalisi sellel hooajal meie podcastides, meie TV-saadetes, meie stuudiotes saab olema palju. Saab olema palju ja erinevatelt elualadelt ja kindlasti on nende ühisnimetaja see, et nende süda on Eestimaa südames, täpselt nii nagu siseminister Läänemetsa oma. Aitäh vaatamast ja järgmine podcast täpselt siis, kui järgmine podcast valmis on.